Tere armsad valgusolemuse kanali kuulajad, vaatajad ja jälgijad. Meil on juuli, ma ei tea, mitmes nädal alanud, teine nädal. 13 esmaspäev on täna. See on ka minu sünnipäeva nädal, nädala lõpus on minu sünnipäev. Olin teie ees viimati eelmine nädal tagasi, ma hakkasin mõtlema siin vahepeal, et siuke tunne, et nagu terve igavik poleks teile siin midagi jutustanud ja teinud ja samas on see aeg läinud kuidagi kiiresti, samas on nii palju juhtunud, samas mul on tunne, et ma pole tükk aega teile postitanud. Aga suvine aeg mul ongi selline kaootiline natukene ja ma luban, et ma sügisest muutun jälle kohusetundlikumaks, olen rohkem teie ees, ma liigun praegu palju ringi, ma eelmine nädal olin mõned päevad Põlvas, kus ma tegin vastuvõtte, käisin ka iseennast taevaskojas laadimas. Ja kui ma eelmise nädala kohta rääkisin mingisugusest sügavamast ärkamisest ja mingisuguse teema pinnale tulekust, sest meil oli ka portaalipäev, see 7.07 on ju, siis tõepoolest mul toimus nii mõndagi, ma olin just valinud selle 7. juuli endale taevaskoja matkaks, ma olin 1,5 tundi kuskil seal metsas, seiklesin ringi. Natuke eksisin ära ka ja aga see äraeksimine tõi mul üles hästi sügavad triggerid, mis mul olid veel lahendamata. Ja see protsess tegelikult käib veel siiamaani. On mul veel midagi üleval. Ja see tõi selle teema nii sügavalt tegelikult üles, et ma lõpetasin paksu nohuga. Ja nohu sümboliseerib meil solvumist ja pettumust. Ja need olidki need teemad, millega ma tegelesin. Ma mõnes mõttes loodan, et eelmine nädal oli sinu jaoks ka äratav ja avasid ja märkasid iseendas uusi nurki. Põlvasse kutsub mind tohutult tagasi. Ma arvan, et ma olen seal augustis uuesti. Ma ei ole kindel, aga ma arvan. Ja seega, kui sa oled Lõuna-Eestis ja oled mõelnud minu vastuvõtule tulla, siis viskan sellise pooliku mõtte õhku praegu. Selle nädala lõpus ma olen tulemas Saaremaale. Mul ei ole Saaremaal ruumi, füüsilist ruumi, kus sind vastu võtta ja ma olen ka Saaremaal palju liikumises, aga kui sa oled Saaremaal, tahad vastuvõttu, siis kirjuta mulle, me saame midagi kokku leppida, kas või koduvisiidi või midagi, kui see sobib mu graafikus, et ma viskan ka selle mõtte sulle siia õhku praegu. Aga see selleks. Tallinnas vastuvõtud ikka toimuvad. Kirjuta mulle, paneme aja kirja, kuigi ma siin olen liikuv ja veidi kaootiline võib-olla. Aga kui sa soovid vastuvõtule tulla, kirjuta mulle ja küll me midagi kokku lepime. Juba kas või järgmiseks nädalaks. Aga selle nädala sõnum kollektiivile, mis energiat meil siin üleval on, mis teemad meil üleval on. Ütleme, kas mulle tuleb mingisugust infot sisse ka või hakkame kaartidest pihta. Mul on tunne, et niisugune rahulik nädal on tulemas. Nii. Sõnum kollektiivile. Tuleb mingisugune sõnum, et take it easy, võta rahulikult. Don't rush. See on nii huvitav, et mul vahest sõidavad ingliskeelselt info sisse piirid. Piiride kehtestamine, piiride hoidmine, piiride märkamine. Et sa ei läheks üleandmisesse ja samas, et sa ei hoiaks ennast ka liiga peidus ennast oma piiride taga. Teinekord võivad meil oma piirid saada kahjulikuks ka, sest me isoleerime ennast liialt. Ja mis ma olen tähele pannud, et kui sa oled sellises sügavas ärkamise teel, siis enese isoleerimine on kerge juhtuma. Ja ma olen rääkinud ka, et see isoleerimine mõnes mõttes on vajalik,
aga see võib saada mugavustsooniks, kus on pärast raske välja tulla. Oled ennast justkui inimestest ära eraldanud. Direction, suund, vaata, mis see 3. kaart on, insight, nägemine. Okei, tundub, et mingisugust pigem piiride hoidmist on praegu vaja, mingisugune suund, selgus, tahab ennast näidata, aga seal on vaja sinu kindlameelsust, sinu kuidagi sellist sihikindlust, endale kindlaks jäämist, endale truuks jäämist. Vot, sest mingisugune tundub, et ka see nädal mingi info sulle tahab sisse tulla. Ja see nõuab seda, et sa hoiad oma energia välja puhtana, segajates vabana. Et sa ei laseks, tead, ka hea nõuanne võib teinekord, mitte hea nõuanne, vaid heast tahtest tulev nõuanne võib teinekord sulle kahjulik olla, sellepärast, et iga inimene annab nõuande vastavalt sellele seisukohale, mida tema teeks sinu asemel. Isegi kui tal on siiras, armastav, aus kavatsus sind aidata, tal on seal ikkagi enda perspektiiv sees ja see nõuanne ei pruugi teenida sinu kõrgemat hüvangut või sinu kõrgemat teed, siis ütleme niimoodi. Ja sellepärast tulebki hästi osata filtreerida seda, mida sa enda sisse võtad, mida sa kuulda võtad ja palju sa enda mõtetest nagu välja jagad või enda sellest ideest, suunast välja jagad. Palju sa sellest välja usaldad, sest äkki kõigest alati ei maksa rääkida. Nii, aga võtame siit sõnumikaarte veel. Sõnumikaarte veel kollektiivile sel nädalal. Oi, kui ilus. Heart, süda. Südameteemad. Südameteemad, mingisugune kahtlemine. Restful renewal, mis tähendab ära liiguta, ära tee. Ja kuidagi see üldine nädala meeleolu võib siuke pisut melanhoolne olla. Meil kuu hakkab looma vähimärgis ja vähid on melanhoolsed, nostalgilised, vesised, emotsionaalsed. Et selline melanhoolne, nostalgiline, võib-olla isegi natukene kurblik meeleolu võib üles tulla. Mitte kurb just, et seal kindlasti on mingi põhjus, et mingi sündmus või keegi tuleb, teeb sind kurvaks, vaid kuidagi selline olemine on siuke mõtlik ja sügav ja pigem tekibki selline omaette hoidmise soov. Aga mulle meeldib, et see taustaenergia on süda, ehk siis karikate 10, mis on tegelikult ilus energia ja toob kogu sellele melanhoolilisele meeleolule positiivse vaibi juurde. Et võib-olla see energia, mis sind ümbritseb, aitab sul tulla rohkem või märgata rohkem väärtust iseenda ümber. Ma mõtlen just inimeste mõistes, et kes väärivad sinu lähedust, kes väärivad seda, et sa jagad neile oma sügavust, kes kuuluvad sinu sellisesse lähiringkonda, eks ole, et keda sa sinna lubad, keda mitte, millised on su piirid, keda sa lubad piiridest natukene endale lähemale, keda mitte, keda sa lubad enda südame juurde. Et mingisugune kui nädala algus võib olla veidikene niisugune kahtlev, et ma ei tea, mida ma teen, miks ma teen,
äkki ma teen liiga palju või ma peaks vähem tegema, peaks ma rohkem tegema, kuidagi selline mingisugune pendeldamine on, siis nädala lõpupoole läheb see energia kuidagi rahulikumaks. Tekib enda sees see parem selgus ja see emotsionaalne tunne, et ma ei pea pingutama, et tõestada. Ma ei pea siin esinema ja väliselt näitama, et tõestada enda väärtust või midagi sellist, et tekib kuidagi see kodutunne. Vähk sümboliseerib kodutunnet. Tekib südames see kodutunne. Ma kannan praegu preniiti hästi palju, mul on siin 3 käevõru, igaüks kannab, 3 käevõru, 2 käevõru kannavad preniiti, mis ongi südamekeskuse kivid, mis aitavad läbi südame elada, kasvada, südant tunnetada. Ja nädalavahetusel käisin kristallipoes ja mõtlesin, et ma pean preniiti endale koguma, et see tundub, et seda ei ole mu jaoks liiga palju. Et hästi tugev tõmme on preniidi vastu praegu. Et tundub, et mingid südameteemad tahavad pinnale tulla, tahavad avaneda. Ja võtsin kaardipaki välja siit koti seest. On karikate 2, mis on ka südameühenduse kaart. Ka südameühenduse kaart. Et südameteemad tulevad. Vaatame, kas Taro räägib mulle täpsemalt energiatest, südameteemadest ka meile. Mis siit südamest tahab välja tulla. Mingi kokkukuuluvustundega on see võib-olla seotud. Nii, aga mis kaardid räägivad meile kollektiivile sõnumina? No paki alla müntide 9 on ka teatud mõttes piiride kaart. Müntide 10, mõõkade kuningas. Müntide 10 on väga külluslik kaart. Materiaalse edu kaart. See mõõkade kuningas tuleb siia. Müntide 10 on energia poolest hästi aeglane kaart ka. See võib sümboliseerida praegu seda, et mingi asi on su elus paigal seisnud. Või hästi aeglaselt liikunud. Ja nüüd tuleb see mõõkade kuningas ja narr tulevad tooma seda liikumist siia. Ja mõõgad on õhumärk. Õhk liigub päris kiiresti. Et mingisugune seisev energia saab liikumise sisse, juhul kui sa oled ise piisavalt tark, mida välja anda, mida vastu võtta. Et sinu enda piirid on paigas. Müntide 4 paki ja taustal siin paki all olev taustaenergia on müntide 9, need on mõlemad sümboliseerivad mulle seda piire. Et kuidas sa oskad ise enda väärtust hoida? Kasuks tuleb selline narri energia, mida narrikaart sümboliseerib ka, on see, et narr ei muretse. Ta lihtsalt astub, ta on täielikus usalduses ja astub minekule. Ja ta ei mõtle sellele, mis saab või ei saa. Ta läheb, mitte küll nagu tank, aga täielikus usalduses. Ja kerguses, sest ta teab, et ta on hoitud. Hingekutse teema on see nädal ka üleval. Rääkides nostalgilisest meeleolust, karikate 6. See võib sümboliseerida ka midagi, mis minevikust ennast näitab. Minevik tahab tulla nähtavale, tuleb nähtavuse kaart ka siia, tähekaart, tervenemine. Siuke tunne, et mingisugune olukord või sündmus, kus sul tuleb läbi minna hästi teadlikult, mille eest sa ei saa põgeneda, mille eest sa ei saa peituda, sa pead sealt läbi minema. Sest see toob sulle selle täheenergia, mis tuleb peale katastroofi, uuenenud lootus, uuenenud selgus. See tunne, et tegelikult ei olegi kõik kadunud. Ma saan otsast alata, aga
teise koha pealt, ütleme niimoodi, et mitte sama koha pealt enam, vaid natukene uuenenud pilguga või uuenenud teadmistega, et okei, mingisugused teadmised. See ei saanud, see miks see energia seisis vahepeal siin, millest ma alguses rääkisin, et asjad ei liikunud, sul ei olnud mingisugust teadmist. Nüüd on sul justkui nagu teadmised uuenenud, mingisugune selgus on tekkinud ja läbi selle sa saad asjad panna liikuma. Ja võib-olla sa olidki enne ennast kas siis teadlikult või alateadlikult nagu eraldatuna või isolatsioonis hoidnud, et see teadmine saaks sinu juurde tulla. Et oleks segajaid su ümber vähem. Karikate baas ja täht on ju kõrvuti, oh my god. Et see ongi mingisugune selgus, mõõkate kuninganna on ka siin reas kohe. Sükene tunne, okei, nüüd ma tean ja nüüd ma lähen niimoodi, nüüd ma teen niimoodi, sest nüüd ma tean. Ja kui midagi tuleb nähtavale, karikate 3. Okei, sinna armastuse teemad on ka ikkagi üleval, suhte teemad. Mingisugused kohtumine, keegi jälgib sind, aga mitte üldse halva pilguga, vaid selline, et tahaks ühendust võtta, tahaks teada, mida sa teed, tahaks sinuga rääkida, tahaks suhelda, tahaks justkui nagu keegi tahaks sinu poole nagu pöörduda või suuna võtta, aga hirm on see, mis mehe araks teeb, eks ole. Või siis naise. Et mingisugune hirmukoht sind takistab. See ei pruugi olla seotud üldsegi romantilise suhtega, kuigi see oli esimene, mis mul siin silma hakkas. See võib olla ka tööalasega seotud või üldse mingi muu teemaga, et keegi tahab sinuga kontakti. Ja see võib olla inimene minevikust, kuna siia tuli see mineviku kaart ka. Okei, sõnumi kaart tuleb ka juba. Sõnum, mis paneb sind asju teistmoodi nägema. Ja see sõnum võib olla väline, see sõnum võib olla sul kanalduse stiilis mingisugune taipamine, mingisugune kas või laulust tulev sõnum, kas või loed raamatut, sealt järsku tuleb sinu jaoks mingi sõnum, et need viisid, kuidas sõnumid meile tulevad, teadmised ja taipamised on väga-väga erinevad. Et ära pane endale selles osas nagu piirangud peale, et midagi just peab sellisel viisil sinuni jõudma. Et neid viise võib olla väga-väga palju. Ja muidugi kaardid siin kordavad üle, et tuleb mingisugune selgem arusaam. Vaatasin täna ühte videot YouTube'ist. Üks mu lemmik kaardimoored ütles huvitava sõnumi, mis mind väga kõnetas, oli see, et kui sa jääd ootama enesekindlust, et teha mingisugune samm, siis seda ei tulegi, sellepärast et enesekindlus ei tule enne tegu, see tuleb peale tegu. Enesekindlus jõuab kohale pärast. Ja see oli minu jaoks nagu okei, väga huvitav. Samas on ka nagu teine vaatenurk sellele, mida ma olen endale kogu aeg sisestanud, et tee isegi siis, kui sinus on hirm. Et tee koos hirmuga. Et see on natukene nagu teine vaatenurk sellele, et sa ei saa jääda ootama seda enesekindlust, sest seda ei tulegi, see tuleb alles pärast tegu. Ehk siis sa pead, kui see hirm on, siis tee koos hirmuga, sest enesekindlus tuleb pärast. Nii, mis on meie tausta energia? Müntide 9, õiglus, karikate 2, rääkides suhetest ja mingisugune,
Aga mulle tuleb nüüd sihuke sõnum, et mingi asi on, mis paneb sind kahtlema selle õigsuses. Sind jääb nagu kahtlema, et kas see, mida sa teed, on õige või see, mis sind seni on kutsunud, on õige. Et kuna siin on armastajad ja karikate 2 sees, mis mõlemad sümboliseerivad hingekutset ja hingeteed ja ka narr on sees, mis on uus algus, eks ole, siis võib-olla tõesti ka see nädal võib tuua sulle mingisugust taipamist ja ärkamist, et või vähemalt kahtlust, et kas see, mida sa teed, on see, mida sa teha tahad. Kas see on see, mida sa jätkata tahad? Kas see on see, kus sa olema peaksid? Et mingisugune nagu kahtluse koht tahab sinu sisse ronida, sest nagu ma ütlesin, see aeglane seisev energia tahab saada liikumisse. Ja ta ei saa minna enne liikumisse, kui sa ei hakka kahtlema selles, eks ole. Kui sa oled milleski nii kindel, mingisuguse raja tammumises, siis seal ei saagi muutust tulla. Muutus tuleb siis, kui sinu sisse tuleb kahtlus. Siis hakkavad muutused toimuma, mis viivad karmad tasakaalu. Mulle sõidab ikka sõnum sisse üksildane. Mis te selle üksildasega mõtlete nüüd? Üksildane tunne. Võtan teised kaardid appi. Mis tähendab üksildane tunne? Mis sellega seotud? Mis see sõnum on? Keegi tunneb ennast üksildasena. Mis teema selle üksildusega on? See on see südame teema, südame avamise teema. See on üksildane sellepärast, et sa ei ole oma südant avanud. Südant tuleb lõhkuda nii kaua, kuni see lõpuks avaneb. Süda peab murduma nii kaua, kuni see lõpuks avaneb. Kuniks sa lõpuks oled valmis seda avama. Siis, kui sina oled valmis. Seal ei toimu midagi iseenesest. Sina pead olema valmis. Nojah. Tahad kuskil, näed jälle müntide 9 ja erak on siin jälle sees. Sa tahad kuskile nagu ära liikuda, ära põgeneda oma üksinduse eest. Aga ei saa. Selle eest ei ole võimalik ära põgeneda. Sa pead tulema sellesse ennast väärtustavasse energiasse. Et ka sinu valu on väärtuslik, sinu halvad kogemused on väärtuslik, sinu varjud on väärtuslikud. Sa ei saa põgeneda selle eest, sellepärast, et mida rohkem sa põgened oma selle varjatud külgede eest, seda üksildasemana sa ennast tunned. Ja see ei ole üldse välisega seotud, see on kõige sellega seotud, kuidas sa oskad ennast vastu võtta. Ma näen siin seda mure ja unetuid õid ja pisarad ja selline ootad ja vaatad välja poole kogu aeg, kas see valge laev tuleb. No ei tule. Sina ise oledki valge laev. Midagi siin muutub. Selle üksinduse teema rääkides. Sinu üksindus on sinu mõtete taga kinni. See valu on seal mõtete taga kinni. Aga mulle meeldib, et siin ikkagi see kaarik pressis ennast siia vahele. Et midagi selle teemaga seonduvalt saab liikuma. Surmakaart ka muidugi. Et see üksinduse teema, kui see sind praegu kõnetab, eks ole. Müntide 10 jälle. Okay. Kui see üksinduse teema sind praegu kõnetab, siis midagi selles osas sinu jaoks avaneb või saab liikuma või saab märgatavaks, midagi seal muutub, aga sa pead pöörduma enda poole, sa pead endaga need piirid läbi rääkima. Äkki sa sõidad ise oma piiridest üle.
ega teised ei saagi meie piiridest üles sõita, kui me ise ei sõida, on ju. Et meie oleme need, kes enda piire hoiavad, teised ei peagi meie piire hoidma. Ja kui nad ei hoia, siis järelikult get lost. Et sa ei pea hakkama nõudma teistelt midagi. Et siin midagi tahab ennast näidata. Emotsionaalne vabadus oli selline sõna, mis mul praegu siia tuleb. Aga rääkides torn ja müntide 10 midagi, vaatan siin taustaenergiat veel. Ühesõnaga see segadus, arusaamatus kukub kokku, see aeglane energia, mis on, kukub kokku. Karikate rüütel tuleb selle peale palju pehmem energia, see seostub vähienergiaga väga hästi, mis meil on. Vähk on meil praegu päikesevalitseja ja hakkab noorkuus ka ennast looma. Noorkuu märgis. Noorkuu hakkab vähimärgis ennast looma. Et midagi sealt pehmet, emotsionaalset ja sügavat tahab välja tulla. Ja võib-olla sul on vaja korraks minna tagasi oma selle üksinduse tunde sisse, et sealt see väärtuslik osa kätte saada. Et saaks asjad liikuma selle koha pealt, kus sa kinni oled oma arglikkusega. Et võib-olla asjad tahavadki edasi minna praegu, aga sa oled mingil põhjusel nagu kardad, et kui sa viid asjad liikuma, see toob tagasi uuesti üksindusse. Et äkki see ring on täpselt samasugune, et sa lõpetad samamoodi. Aga kui sa teed teistsugused valikud, siis ei saa lõpptulemus sama olla. Eks ole? Et see enese märkamine, enese valimine uuesti täiesti teisel tasandil. Ja kui sa seda teed, siis ei saa lõpptulemus sama olla, on ju? Et kui sul on matemaatiline tehe, sa vahetad seal kas või ühe numbri ära, vastus on teistsugune. On ju? Et sama on ka sinuga, et kui sa teed ühe valiku teisiti, kohe reaalsus muutub. Kohe tulemus muutub. Suuremal või vähemal määral. Et see, mis sinu elus sünnib, ei ole juhuslik, see on alati millegi tulemus. Alati sinu otsuste, valikute, mõtete tulemus. Vot, selline sõnum meile siia nädalasse. Panen oma kontod, Facebooki, Instagrami ja emaili aadressi siia alla ka, kui sa tahad minuga ühendust võtta. Et lugemist tellida, seansile tulla, anna endast märku. Mõnusat nädala jätku sulle, ole tubli ja tšau.